Tšau kõigile uutele ja vanadele vaatajatele. Seekord vähe teistsugune projekt, nagu mu selle tagant näha on, et ei ole lihtsalt mingi tavaline matkaauto, vaid on vähe suurem buss. Ehk siis Eesti üks tippdriftijatest, vist võib nii öelda. Oliver Randolu tõi meie juurde oma uue meeskonnabussi, ehk siis näitame, kuidas, mida me täpsemalt teeme ja kuidas selle ehitusega üldse läheb. Aga esiteks väljast. Vist oli 15-meetrine buss, muidu enam-vähem standard, aga aga taga on olemas ka juba luuk, ehk siis sellega saab masina peale tõsta ja siin taga, ma ei tea, kas üks on lahti. On. Siin taga on ka juba mingisugune garaaži osa. Aga sellest jääb väheks, et praegu on seal umbes 3 meetrit ruumi, aga masin ise oli vist 5 midagi, pluss sinna taha ilmselt muid asju visata. Ehk siis läheme sisse. Ja siin hakkab siis meie põhiline ümberehitus. Nagu näha, siis enamus istmeid on juba välja visatud. Ja siit enam-vähem näebki ära palju siia taha siis nagu päriselt ruumi jääb. Et siit tagant läheb minema vets, läheb siit minema see vahesein ja kogu see garaaž peaks siis pikenema umbes täpselt siiamaani. Ja siis auto nina kohale tuleb üks voodi ristipidi kahe inimese magamiseks. Ja siis siiapoole sellest samast seinast alates tuleb 2 nari, mõlemad kahesed, ehk siis veel 4 magamiskohta ja siiapoole tuleb samamoodi üks kahene nari. Ehk siis kokku 8 magamiskohta ja siia, ütleme, et see üks voodi lõpeb kuskil siin ja siis siia tuleb riidega, külmik, väike kööginurk ja sinna ette-istmetale siis tuleb mõned istmed pöörab ringi, tuleb sinna mingi väike lauanurk ja nii-öelda istumisala. Selline on plaan. Eks näis plaanid võivad veel vahepeal kindlasti muutuda. Kui kunagi mingi versiooni see valmis teeb, siis näitab seda ka siin koos värvide asjadega, et mis täpselt paika läheb. Aga ega esimesed sammud ongi tegelikult hakata asja lammutama, ehk siis siit ülevalt lähevad need kapid minema, kõik tagant samamoodi, kisub selle vetsu välja, vaatab siia mingisugust astmet alla, lammutab võib-olla siit midagi ja ega siis peabki kõige suurema projekti selle vaheseina esile võtma. Ehk siis hakkame lammutama ja vaatab, mis huvitavat ette tuleb tee peal. Olidki needid. Aastate pikkune palm. Tubli 3-4 senti. Ei ole suurt midagi saanud. Kui vineer on vineer ja siis on soojustus ja siis on vineer uuesti. Sellist kate. Asema tera pandud, kui ka tuleb metall, siis aga noh... Pead ma ei julge vahele panna, aga ma paneks pool pead vahele, et mingi 2 mm plekk on ikka kuskil vahel.
jah, välist päkki justkui bussil on. See... Aga okei, me oleme siin seest toimetanud ka, aga see on kõik pärge. Nice. Ütleme, et see ei ole üllatus, et see nii pehme on. No, sul oli õigus. Saega ei oleks midagi teinud. Jee, kui rõõmus veel üle olen. Mis veel lammutamise käigus välja tuli, olid need huvitavad torud. Õnneks need on vasktorud, nii et me peame need siis kuidagi laskma ringi teha, et siis oleks, ütleme, et siis pool ja pool. Ilmselt oleks kõige mõistlikum teha, et siis need nii-öelda tuleksid otse siit alla nurkadest, mitte keset seina, et ja praegune plaan ongi, et ma märgin mingid augumbi mõõdud peale. Ütleme, prooviks mingi augu peale märkida, mis meil siin ideaalis soov on. Ja siis ma lähen äkki mingi puuriga lähen nagu läbi nurkadest, vaatan teiselt poolt, siis kuudi poolt, kuidas vibe on. Et kui tundub, et on enam-vähem, siis saab juba hakata nagu rellama, siis saab hakata seda auku sisse tõmbama. Ja siit tegelikult on näha juba päris hästi ühte probleemi, mida me veits teadsime. Aga kongipõrand on oluliselt kõrgemal. Sa paned enda poole, jah? Vaata, nüüd sa teed meile. Jah. Teed ju meile nüüd asjad. Ma vaatan, kuidas see kuradi... Noh, türa. Kas siit töötab? No türa pigem töötab. Vabandust, ei ropenda. Siin saates meie ei ropenda. Me oleme kristlased. Mida vittu sa ajad? Family friendly. Noh, kuule päris ahuenneid Ermooju. Astu peale ka? Ei, ma ei astu siia peale. Nii. Vaat tegin siia. See on see randi. Ja see randi eesmärk. Oota, äkki me saame demonstreerida ka seda kuskil. Ma ei tea, kas sa pääsed tegelikult siia. Sa ei näe mitte muhvigi siit. Sealt poolt oli rohkem valgust, oleks saanud näha. Aga ma ei tea, kas sa näed. Hoopsti. Kas sa näed seda nagu? Ja. See nagu... See saab olla nagu veits flash-imalt, vaata. Ja. See on attention to detail. Ja. Millal bussi valmis saab? Buss on meil valmis täpselt, ma vaatan kohe siit kalendrist. Saate kella, 4 päeva pärast. Komitee. Wow. Mõtlesin, kutsun poisid üle vaata. Mõtlesin, et ma kaalun peaaegu kaks korda tavalist inimest, nii et kui mind hoiab, siis hoiab, aga ma ise ei saanud aru midagi, et oleks võinud. Praegu me vaatame taas. Selle peal saab topsu teha küll. Okei, kurat. Kui sa vajutad niimoodi, siis ikka.
siis ta nagu... Fuck, ma ei mäleta. Peaks nüüd kontrollima, mis see chat ütles, palju nagu ühe selle peale nagu palju. No muidugi. Esimene variant oli, et 5 senti võib-olla tegist. No jah, siis kui ta ära jaotab selle... 5 senti, ma ei tea, kas vajus praegu, aga... Ei, no me võime tummisemad neid ka ja võime talasi kõrval. Ja siin on veel sein, siia tuleb veel sein ka hoida. Jah, siin tuleb sein ka veel. Teie lemmik kämperi ehitajad! Eile sai siis välja valmis fabrikeeritud 36 sellist distantsklotsi. 30 oli. 36? Oli jah? Jah. 16 ühele poole, 16 teisele poole. Ja siis on kokku 32, kus 36, siis 30 oli. 32, sorry jah. Aga hommikul tegin, neid oli 30. Üks oli siin veel ja üks oli siin ka veel. 16 pluss 16 igatahes. 32. Ja kõik on ühesugused. Arvutasin umbes ära. Vist oli 288 erinevat puurimist. Läks terve päev vist selle peale. Aga nüüd nad on valmis, Mill on juba paika hakanud panema asju. Ja siis jah, ühed tulevad siia siini sisse, teised tulevad siis siia ülesse. Paneme keermeneediga. Mul ei ole siin ühtegi samplit praegu käepärast. Aga jah, selline see värk tuleb meil siin. Tundub suht ragid ehitus. No nii. Nii, selle puuriga, väiksema puuriga. Lähen metallist läbi, eks. Täpselt nii. Nii, siis doosiga. Vaip, puit. Minema siit. Ja siis 11 puuriga. Et niimoodi, et mahuks need mutri sisse. Pamm. Ja siis need mutri kinni. Ja siis ainult anna minna. Totta kai. Mitte vähe, aina. Kui ta teistpidi vaata, ta on loomulikult siia poole kaldu ka praegu, et siis peab teistpidi, siis ta vaidub ise teada. Põhimõtteliselt. No räägime. Mida ma räägin? Kõigid teod räägivad enda eest. Seda tegu ei jäänud filmile. Mis siin ikka, no panime seina, forsseerisime selle. Forsseerime ära. See on forsseeritud täielikult meil siin. See kui te ette ka, see on ikka haig, kui hästi ma ikka need asjad panin siia. Vaat see väike pump oli jõutis seda putkast seal taga. Seal lõpus bussi ees on see kärakas. Aga jah, see jõudis ainult seda taguosa ja siis siin on see... Mingi plastmassi asju saab küll minust vähemalt, plastiktorusid jää küll. Ega sa ei saa leida siia? Jah. Loogika on, et kompressoris on nii palju õli sees, et nagu karastusjoogis on nagu gaas jääb ka sinna sisse kinni. Et mingi 100-200 grammi võib-olla. Siis ta vaikselt tuleb sealt nagu välja, aga... Et see oli praegu 200 grammi, jah? Ma ju võib-olla küll, jah. Suure pitsi ei tegema seda. Ei saa pitsi iga päev kasutama. Tavaliselt on mul mingid uuesed torud olemas. Testid pärast?
üle kuidagi? Testid pärast üle ka kuidagi need? Jaa, ma saan kõik kokku, sest ma saan lämmastiku süsteemi. Siis ma ootan lõik. Miks lämmastikku? Sellega survestab nagu. Miks mitte lihtsalt õhuga? Õhus on niiskus. Okei. Lämmastik nagu kuivatab ka, kui siin peaks midagi olema. Sellega on kindel. Täpselt lekivad mingid need vanad kohad mingid. Ei vana kohta siia lekkinud. Võib-olla mõni üksik, mis on siis kõige hullem. Mis see? Et? Võib-olla mõni üksik, mis kõige hullem. Paleb vastu. Mida seal? No nii, me Milliga siin päev läbi toimetanud. Puurinud mingeid vinkleid ja värke. Ja Mill siin on midagi valmis saanud, mis see toimub? Mis värk on? Mida bussi toimub? Mis buss on? Ahah, see on nagu mingi sein või midagi? See on sein, jah. Selged pildid. Sein on ees, noh. Sein on ees. Mis aanda sinna? Vaba! Kuule. Kui ei saa nõuga, siis saab jõuga, nagu ikka. No kuuled. Tegelikult üks seksikamaid seina. Päris laadna üritus. Jaa, minu pool nagu näha hakkab ka mingi nari tekkima. Alumise plaadi panime paika. Sellised vahed tulevad. Ülemisel mehel tundub nagu ülemisel oleks kõige rohkem ruumi, aga tegelikult ei ole. Ülemisel on vist pool milli vähem ruumi kui teistel. Nii et ärge laske petta ennast silma nägemisel. Aga muidu on vinks-vonks. Et jah, need vinklid võtavad aega. Iga auk eraldi puurida värki-särki. Ja aga tundub nagu suht sirge. Sest ta ei ole põranda järgi meil pandud, vaid ta on lae järgi meil pandud. Ja muidugi ka seina ääred on lambi järgi lõigatud siia need. Kõige ongi see, et ta nagu... Ma arvan, et siit nagu läbi vajutada ikkagi annab, et see nagu katki läheks. Aga ilmselt jah, mida rohkem ta paindub, seda rohkem on see riba, eks ju. Kõik ribakruvid on nagu pinge all, saavad vatti rõhkem. Ja nii edasi. Üks palju asju ongi siuke katse-eksitusmeetod. Tuleb proovida ja kui töötab, siis töötab ja kui ei tööta, siis tuleb midagi ringi teha. Tuleb midagi ringi teha. Aga jäigaks me selle saame, selles ma ei kahtlegi.
rääkis ennem vetsupotist. Kraam. nüüd köögikraanikausi mõtleme siia panna. Aga enne vaatame, mis siin paagis nüüd on. Kas siin tehti loputus või tehtud? See tundus, see tuli nagu niuke roosakas. Ma saan mingid seemned on siin. Aisu nagu üles ei visanud kohe. Äkki oli rooste vesi siis ikka? Ma arvan, et see oli nagu, ta tundus niuke roosakas, vaata. Nagu ta oli niuke, nagu ta oli vesi ikkagi, ta ei olnud nagu... Ma olen virtsa päris palju elus näinud, siis ei näinud veel nagu virts. Et ilmselt, kui sa oleks olnud nagu full... Jah, siis ta juba viskaks. Siis ta oleks olnud mingi... Ja ta viskaks juba praegu, siin ei ole ikkagi hais. Võib-olla mu esimene reaktsioon, et ma nägin roosa. Jaa. No. Ahah. Ühesõnaga, külmkapp on vaja sisse saada. Ja nüüd me leiutame, kas see luuk töötab üldse. Ahah, tõmbame seda alla. Lase nüüd välja ka. Kõrgem pilataja. 2 nuppu, 3 nuppu on, üks laseb alla. Siis hakkab vastu minema. 2 korraga. 2 korraga. Suhtelt seal on. See väljast ei tee praegu. Me ei tee midagi. Siin ongi vaja seda hullu teha peale. Mis pidi? Aga proovisin, et teen. Jaa. Tiiga proovi, sa ütlesid kohe, kui ütlesid proovi 2. Vaatajad arvavad teisiti. Ei, sa ütlesid proovi 2, ma proovisin. Nii see on. What's up? BitConnect! Mis asi? See ei ole näinud seda. BitConnect, selline asi oli siis, kui krüpto tuli. Mingid 2 venda või ma ei tea, mingid sugulased või siis mingid sõbrad tegid niisuguse asja. BitConnect! Ja siis varastasid inimestest mingi üle miljardi ja siis kadusid nahhu. Klassikaline rahva. Aga lihtsalt. Kunagi ammu sai juba nendest torudest räägitud. Mingi päev sai need gaasitorud ära joodetud. Ja nüüd siis siin tegelen põrandaga, millest ma tegelikult ei ole sammu kordagi rääkinud. Aga üks osa sellest on siis ka nende torud ära vedamine. Ehk siis me ostsime voolikut, panin just siia voolikud peale. Nii ühele kui teisele otsale. Siin otsas ülilebo. Siin pidin seda vasttoru veel natuke maha lõikama. Et kui põrand siia peale tuleb, et ta oleks võimalikult madalal ja kõrgema toruga, kui mul järsku järsult väänen, siis voolik murdub ära ja sealt ei käi enam midagi läbi. Aga nüüd siis oleks ilmselt mõistlik kohe ära kontrollida, et kas kõik liitmikud said pidama ja selle jaoks siis mul kunagi sai siia pandud alles on küll teisega ära. Sai pandud paar klambrit, et katusel ilmselt radikates on veel vedelikku sees ja ma ei tahtnud, et see siin buss vahepeal käis sõidus. Ma ei tahtnud, et sealt see kuhugi välja voolaks. Ehk siis ma surusin siit kinni voolikud. Juba, siin oleks hea koht. Nüüd võtan need ära. Nii, see tundub kõik hästi ja
siis mul on õuest sai see kero juurest said ülemise osa kraanid kunagi kinni keeratud. Nii, kui ma nüüd need siit uuesti lahti keeran. 2 kraani. Nii pidi. On küll, jah. Midagi juba voliseb. Nii, ja paneme kero käima. Ja siis peaks juhtuma paar asja. Esiteks võiks hakata vesi sinna voolama, loodetavasti kuskilt ei leki. Ja siis radikates suuliseb. Tahan kuulda. Läks käima. Ja siis peaks ka vaatama, et mis selle kus on kinni. Mis siin paagis toimub. Ja on suht kuival nüüd, mis on ka loogiline. Sest sinna torudesse ikkagi omajagu läheb. Siis ledist on ilmselt kõvasti, aga ma isegi ei näe, kas siit lekib. Pean auto alt seda vaatama. Siis need toru läheb põrandast allapoole ja kui ta lekib, siis ta lekib õue tegelikult. Ma näen siit august. Ma saan neile ka näetada, läheb kaamera tagurpidi. Kollad tulevad siia välja. 2 parempoolset toru. Kui teab, mis siin kaamerasse jääb. Kaamera eesas midagi ei näe. Pole ei näe niisama. Ühesõnaga, tegelikult tundub, et nendega on hästi. Ehk siis näiteks mõne klambriga sai kinni panna ja mille jaoks mul neid veel vaja oli, on juba siia seda põrandatükki hakkan vaatama. Siis ma saan nende voolikutega arvestada. Vot. Cool. No nii, ja räägin natukene ka põrandast. Lõpuks leidsin muude asjade vahelt aega ka ise bussi kallale tulla. Ja nüüd siis ma võtsin käsilegi seesama põranda, ehk siis plaan on, et nendest esimesest vooditest kuni siia siis selle nii-öelda kuudini oleks üks sirge põrand. Oleks mugavam autot peale, autot sisse lükata, mingi tavaari vaja hoida, siis samamoodi üks sirge põrand teeb asja mõnusamaks. Ja noh, ega tegelikult autot ei saakski siia lükata, kui siin vahepeal mingi 15 sendised augud on. Et jah. Ja plaan oli, või noh, mõte oli arvamusele, et see käib kõik üli lihtsalt ja kiirelt, aga tegelikult nagu alati on iga asi natuke keerulisem. Ehk siis päris see läheb sisuliselt 3 tahvlit. Ja päris nii lõbusalt ei lähe, et lihtsalt viska üks tahvel sisse ja viska teine tahvel mõõtu ja sisse ja ongi kõik. Et kuna siin nende radikate all on mingid kaablid jooksevad, mingites kohtades on radikatorud ees, näiteks seal. Ühesõnaga, igal pool on mingid jõnksud ja asad ja tegelikult kogu see ruum jookseb tagantpoolt natuke kitsamaks ja 100 häda on, siis lihtsalt siis nikerdamist on rohkem. Ja praegune plaan mul ongi, et ma teen äärtesse, siia on tehtud juba mõlemale poole umbes 15-20 senti ribad. Ongi head kitsad ribad, ma saan nendele kõik need augud sisse lõigata, kumerused, mis vaja on. Ja siis keskele panen suured tahvlid. Üks siia, mõõdus olemas ja siia, praegu seisad on ka tegelikult tükk olemas. Ja siis sinna taha 3. Ja praegu ongi mul siis tegelikult jõudnud kord nende selle viimase ribani, et sinna tuleb umbes 80 senti lai riba. Teengi siis siia äärde, ühe kitsa, sinna äärde ühe kitsa ja siis lõikame selle tagumise keskmise osa ka mõõtu. Ja lisaks siis sellele pealmisele plaadile siia-sinna on vaja teha alla ka tugevdusribasi, ehk siis
võib-olla isegi kogu see plaat kannaks, et midagi ei juhtuks, vähemalt esialgu, aga juba enda raskuse all ta ikkagi mingil määral paindub läbi, ehk siis rataste kohtadesse paneme natuke lisatugesid, ehk siis siia tuleb üks lisatugi, vineerist 15 senti kõrge riba, siia ehitab mõlemale poole ratast ja keskele ühe tugirea riba ja panen siis ühe põranda keskele ka juba, et nende nikerdamine on ka omajagu aega võtnud, et teoorias võiks olla kõik lihtsalt sirged, aga see põrand ei jookse ka nagu siis kõrguse mõttes päris sirgelt. Ehk siis nendega on ka natuke leiutamist olnud, et ei ole see, et paned suure saa peal 15 senti peale ja ongi kõik. Wow. Amazing. Why are we looking at it like this? Why are we just trying to come together and get better together and hold each other accountable instead of just trying to throw each other? Said paika nüüd kõik vajalikud klotsid, mis siis põrandat toetavad, siis siin nurgas on neid omajagu rohkem, keskel üks, sealpool ääres üks ja ega tegelikult midagi juurde vähemalt hetkel ei tohikski vaja minna, lasin need alt kõik plastiknurkadega maasse, need on lihtsalt selle jaoks, et ma ei tea, lihtsalt paremini paigal püsiks, et kui pealt plaati kinni laseb, siis ei oleks mingi taga, et ta kuidagi pikali kukub või mis iganes. Et ta ülesanne ongi puhtalt ülevalt vajumist toetada ja mul tegelikult on ka kõik need põhjaplaadid valmis. Ma ei viitsi neid sisse tõsta, sest nad päris rasked, üks on seda tüütu teha ka. Ja ma ootan ka ära esmaspäeva, et äkki ma unustan midagi, et äkki kuskilt on vaja veel mõni kaabel või toru vedada, et mul ei ole mõtet neid siia peale tõsta. Ehk siis mul ongi praegu ainult kruvide kastid kinni lasta ja siis võiks põhimõtteliselt hästi olla. Võiks välja tulla, et täna on tegelikult 1. aprill ja milline on mingi elaborate aprillinali. Siit on kõik ilusti vastas, need kõik on vastas. No seda saaks nagu madalamaks teha, siis ta oleks siit. No nii, oleme ehitusega nüüd sellises faasis, kus vaikselt hakkab asi juba ilmet võtma. Mingi köögikapp küljes, mingi köögiasjad sees, külmik sees, seinad enam-vähem, tagant valgust juurde, voodid enam-vähem paigas. Põrandad natuke sees, taga seinad vaikselt valmivad. Aga sellest staadiumi eripära on see, et nüüd teisest otsast hakkab uuesti lammutama. Ehk siis ma kisun nüüd selle voodi osas kõik välja, kisun seinad maha ja siis saab hakata seinte tagant, siis saab hakata seinte tagant on veel mõnedesse kohta vaja veel kile panna, kus olid mingid täked said sisse löödud ja kus ta natuke lühikeselt sai. Siis oleks vaja ära soojustada ja siis näiteks konkreetselt selle seinatüki tahaks laua peal ära vaibatada vähemalt ühest küljest. Ja mõned kaablid vaja vedada, mõned pistikaugud vaja teha. Ehk siis põhimõtteliselt kõik maha ja siis mingi hetk tagasi. Et see staadium on vist sisuliselt iga ehituse juures, kus alguses teeme asjad enam-vähem valmis, et kontrollida, et kõik asjad jäävad nii, nagu algselt planeeritud sai. Ja siis kui asjad on lõplikult lukus, alles siis ala paneb lõplikult seinad paika ja nii edasi. Ühesõnaga, hakkan uuesti otsust ammutama ja vaatame, kus läheb.